Tere hommikust ka minu poolt. Minu on Tambet Toomela, Evershedsi büroo intellektuaalomandi IT-valdkonna juht. Olen ühtlasi Tartu Ülikooli õppejõud, advokatuuri intellektuaalomandi IT-valdkonna komisjoni liige. Ja minu üheks igapäevaseks leivaks on ka selline tore valdkond nagu andmekaitse, mis tänasel päeval on eriti aktuaalne. Kui selleks põhjuseid otsida, siis ma ütlen valdavalt seetõttu, et ajakirjanikud on selle teema nii tänuväärselt minu jaoks, meie jaoks üles leidnud. Et täna sisuliselt kõik tööandjad, kõik ettevõtted tunnevad väga suurt huvi selle vastu, et mis hakkab toimuma 2018 mais. Et kas nüüd saabub maailma lõpp, et kas tulevad hiigeltrahvid, mis panevad mu ettevõtte pankrotti, mida ma pean tegema ja edasi, et selle huvitav, miks ma räägin just, et meedia on tänuväärselt üles võtnud, sellepärast, et tegelikult hästi laialt öeldes mitte midagi revolutsioonilist toimumas ei ole. Need põhimõtted, peamised põhimõtted, mis siis uue andmekaitse määrusega 2018 mais sätestatakse, need tegelikult kehtivad ka juba täna ja on kehtinud juba, ütleme, aastast juba 90-ndate lõpust või piltlikult öeldes, et kui siis Euroopa Liidu andmekaitse direktiiv 95/46 jõustus ja siseriiklikusse õigusesse üle võeti. Juba siis tasapisi andmekaitse kogu aeg on arenenud, andmesubjektide õigused kogu aeg on täienenud, see mõistmine andmekaitsest kogu aeg on muutunud ja täienenud, ühesõnaga üha rohkem sinnapoole, et andmesubjekti õigusi paremini kaitsta. Andmekaitse Eestis on välja töötanud pidevalt juhiseid, täiendanud juhiseid, mis on parandanud ka turuosaliste teadlikkust sellest. Et võib öelda, et see 2018 mais jõustuv määrus selles mõttes on nagu, ütleme, kodifitseerimine kõige õigemas tähenduses, et ta võtab kokku Euroopa Liidu praktikad, võtab kokku Euroopa Liidus välja töötatud põhimõtted laiemalt ja viib need kogu Euroopa Liidus ühtsele tasemele. Mis tõesti on väga positiivne sellega seoses on see, et see uus määrus, see kodifitseeriv määrus on äratanud asjaosaliste tähelepanu laiemalt, et kõigi tõesti on tekkinud see huvi ja kõik täna ei tegele mitte ainult selle küsimusega, et kas minu siis ettevõtte tegevus vastab mais 2018 selle määrusele, vaid kas tegelikult juba täna oleme siis tegutsemas kooskõlas nõuetega ja mis see andmekaitse üldse on ja edasi. Et see mõttes kõik on ikka kokkuvõttes hea, et kuigi võib öelda, et väga palju ei muutu. Kuidas meie täna oleme oma ettekanded üles ehitanud, on see, et ma ise räägin peamistest muudatustest, mis määrused tulevad, uuendused loomulikult on, kõik samaks ei jää. Ja siis kolleeg Eerika Tuvike räägib rahva tungival palvel, tungival soovil sellest, kuidas siis töötatakse isikuandmeid täpsemalt juba töösuhtes. Et me saime nüüd tänasele seminarile tagasisidet, kus mitte üllatuslikult loomulikult väga palju äärekommentaare oli selle kohta, et kuidas toimub ikkagi isikuandmete töötlemine siis töösuhtes ja mida peab personalijuht ja personaliinimene teadma. Et need kommentaarid olid põhimõtteliselt kõigil nagu sinna kirjutatud, et me saime aru, et kuhu tegelikult see auditooriumi fookus on suunatud. Ja seepärast natuke muutsime võib-olla oma algset kava. Ma oleks rohkem rääkinud neist uuendustest, aga me muutsime seda, et me teeks nagu ühe ploki siis uuendused ja teise ploki siis juba konkreetselt töösuhtes töötlemine nii alguses, töösuhte keskel kui lõpus. Ja see, ütleme, see Eerika ploki teine osa meie ettekannetest ei olegi mitte niivõrd nüüd see, et mis muutub, vaid tegelikult mis on juba ka täna ja mis jääb samaks. Et kõigepealt siis, nagu ma avan oma ettekande, ma kõigepealt räägin ära peamised asjad ja siis hiljem loomulikult, kui teil on küsimusi, võite julgesti küsida. Kõigepealt esimene tähtis asi on see, et kuigi andmesubjektil on täna juba terve rida erinevaid õigusi, siis selle määrusega antakse veel täiendavaid õigusi andmesubjektile juurde. Ehk see määruse mõte on anda siis subjektile täielik õiguslik kontroll oma andmete üle. Loomulikult ei ole see absoluutne, aga täielik selles mõttes, et see on
selge üldreegel, millest saavad olla ainult erandid. Mida siis tegelikult üldmäärus selgemalt reguleerib? Kõigepealt õigusandmetega tutvuda. Artiklid 13–15, kel määrus olemas, saab seda lugeda. Piltlikult öeldes on nendes artiklites kirjas see teave, mis tuleb esitada andmesubjektile ja nii juhul, kui ta on seda taotlenud oma andmete kohta, eks ole, teavet, samuti juhul, kui ta ise ei ole otseselt seda aktiivselt taotlenud. 13 puudutab siis seda olukorda, kus andmesubjekt on, andmeid kogutakse andmesubjekti nõusoleku alusel töötlemisel, 14 nõusolekuta ja 15 on siis see, kui subjekt taotleb põhimõtteliselt enda andmete töötlemise kohta teavet. Väga oluline muudatus, nüüd, mis te olete kindlasti meeles pidama praktikas, on siin see, et kui andmesubjekt on esitanud teile taotluse, näiteks töötaja on ka eks andmesubjekt töösuhtes, jah? On esitanud teile taotluse saada teavet selle kohta, milliseid andmeid tööandja tema kohta töötleb. Siis sellisel juhul peate te põhimõtteliselt 6 aja jooksul talle vastama. 1 kuu on teil aeg. Anda talle teave selle kohta, millised andmeid on kogutud, mis eesmärkidel neid töödeldakse. Noh, töösuhtes jällegi, kui räägime tööstusest, eesmärk on väga lihtne, et saate töötada ainult ühel eesmärgil ja see on põhimõtteliselt töölepingu täitmiseks. Töölepingu täitmine töötajaga ongi teie ainus eesmärk töösuhtes, kui räägime töösuhtest, eks ole, jah? Nüüd, kui te 6 aja jooksul seda nõuet ei täida, siis teil on võimalik teatada töötajale, andmesubjektile, et te pikendate seda õigust, teil on õigust teha siis mõistliku perioodi võrra. Aga te peate ühtlasi juba töötajale teada andma, et teil on ka see õigus, et te võite selle keeldumise, praeguse keeldumise ja pikendamise põhimõtteliselt järelevalveasutuses vaidlustada, mis on siis Andmekaitse Inspektsioon. Ehk siis igasugune keeldumine, pikendamine, piiramine töötaja või andmesubjekti siis taotluse lahendamisest allub kaebamisele. Ütleme nii, et see 6 aega tegelikult on ka tinglik selles mõttes, et kui lugeda määruse sõnastus, siis see kasutab sellist terminoloogiat nagu ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem 6 jaoks põhimõtteliselt. Nii et noh, ütleme nii, 6 aega on suhteliselt turvaline. Aga kui sealt läheb üle, siis peate arvestama, et töötaja võib ju kaevata teie peale inspektsioonile. Et kas ja kui palju seda nüüd aktiivses töösuhtes toimub, ma arvan pigem vähe. Pigem isegi üldse mitte, et töösuhtega seotud vaidluste eripära ongi enamasti see, et nii kui leping kehtib ja pooled on nagu ikkagi suhtes, nii kaua üldiselt üksteise peale ei kaevata. Ja töösuhte hakkab lõppema või on juba lõppenud, et siis muidugi antakse kaugest, kui vaja on anda. Et seda kindlasti tuleb meeles pidada, et mis andmed ühesõnaga siis tuleb esitada. Töötajal on alati, eks ole, õigus täpsustada, mis andmed ta soovib, aga kui ta soovib esitab üleüldise taotluse, et andke mulle siis selle uue määruse kohane teave, kõik, mis te peate uue määruse kohast mulle andma. Siis te peate andma talle nii andmed, mis te tema kohta kogunud. Noh, siis me räägime andmetest, eks ole, elementaarsed on, eks on nimi, isikukood, kontaktandmed, aga mitte ainult, et ilmselt ka näiteks see, et millal ta on puhkust võtnud, kui te olete need registreerinud andmed, eks ole, andmed välja makstud palga kohta. Kui töötaja peab teile sõidupäevikut näiteks, andmed sõidupäevik kohta, andmed lähetuste kohta. Ja nüüd kindlasti tekib küsimus, et kui ma nii palju asju olen nagu üles lugenud, et kas see asi nagu hulluks kätte ära ei lähe, et mul on töötaja kohta terve rida erinevaid andmeid, mul on terved failid, et mis ma siis teen. Et jah, see on siuke olukord, et ega keegi selle peale nii otseselt mõelnud ei ole. Et tööandja peab need andmeid esitama, õnneks praegusel juhul ei ole sellele ette nähtud kindlat vormi, et ei pea nagu, te võite otsustada, kas te teete kogu faili näiteks töötajale, ütlete, kas see teid rahuldab või tahate midagi veel. Või te panete siis mingisuguse paberi peale, kuskile siis need andmed kirja, teete mingisuguse üldise koopia neist andmetest, et saate töötajale näiteks failina. Et noh, need on põhimõtteliselt nagu tööandja otsustada, aga põhimõte on nagu see, et see andmete saamise õigus töötajal on väga lai. Mis veel peab seal olema? Mille kohta veel töötajal on õigus saada infot. Näiteks infot selle kohta, kelle tööandja on edastanud need andmeid. Kellele tööandja on andmeid edastanud. Kas võib korra selle eelmise kohta küsida? Palun.
et kas töötaja peab määratlema, et mis perioodi osas ta soovib neid andmeid teada? ei pea määratlema. Nagu töösuhte alguses saadik või? Jah. Teine asi on see, et aga kui töötaja on tegelikult ise kõik need loetletud andmed esitanud, siis tal on ju endal olemas. Tõsi, aga ta võib öelda, et ma olen ära kaotanud, ma ei tea, mis ma olen esitanud, ma olen ära unustanud. Et tööandja, kui sul need andmed olemas on, palun esita. Siin on nagu see nüanss ka, et mis andmed... Nagu endal kohustust ei ole absoluutselt. Töötajal ei ole, töötajal on õigused. No mitte ühtegi kohustust. Nagu selles kontekstis, mida praegu räägime, ei, seal on töötajal õigused. Vabatahtlikult need andmed esitanud, oma nõusolek. Jah. Nii paraku on jah, et see mõte on siin see, et ma täpsustan, et võib-olla ma näen, et teil on koht, see on see probleemi koht tekib vales kohas, et siin ei ole nagu nüüd see, et tööandja peab kindlasti kõik andmed alati nagu säilitama, mis ta vähegi töötajate kätte on saanud, vaid see andmesaamise õigus tähendab seda, et tööandja peab esitama töötajale kõik, mis tal on töötaja kohta. Ehk siis, kui ta on mingid andmeid juba esitanud aja jooksul ja ta ära kustunud, ütleme, et eks pole teil vaja neid enam olnud, eks ole, siis neid ei pea esitama. Te peate esitama, mis teil on. Aga muidugi see, mis teil... Täpselt, jah. Aga muidugi jällegi see, mis teil on, võib olla ka väga mahukas. Et see mõttes on teie küsimuse tõstatus nagu asjakohane. Et jah. Küsiks ka, et kas see laieneb absoluutselt põhimõtteliselt, mis on juhtide tagasiside olnud arenguvestlustel, kui midagi on kuskile kirjalikult fikseeritud? Kõigele laieneb see, jah. Mis puutum, et hindamisvestlus ja tagasisidevestlus, siis siin on Andmekaitse Inspektsiooni tänane seisukoht nagu see, et neid andmeid ei peaks üldse säilitama rohkem kui 1–2 aastat. Et siuke Andmekaitse Inspektsiooni juhis on olemas, mis seda ütleb. Jällegi väga problemaatiline seisukoht mina ütleks selle kohta, et kui kunagi hiljem peaks tekkima vaidlused näiteks selle kohta, et kas on alust lõpetada töötajaga töösuhe selle alusel, et ta näiteks oskamatu, see on teatavasti eraldi alus. Et tegelikult on need hindamisvestlused ka aegade tagusest ajast väga kasulikud. Ma siis ütleb, kustutage ära, eks. Et mina ütlen, et ärge kustutage ära. Ma ei soovita seda teha. Nii. See on siis tutvumisõigus. Siis andmete parandamise õigus. Küsin korralik, kui andmetega pean ütlema seda, et kellele ma olen andmed edastanud. Kas siis näiteks see tähendab seda, et ma ütlen, et ma olen näiteks Maksu- ja Tolliametis registreerinud töötamise või mida see nagu... Maksu- ja Tolliamet on kindlasti üks, jah, kes on andmed saanud. See veel parem, veel lihtsam näide on pilveandmetöötlus. Väga paljud tööandjad, eks ole, tänapäeval hoiavad oma andmeid pilveserverites. Pilveteenuse osutajad on volitatud andmetöötlejad. Ehk kes töötlevad siis andmeid vastutava töötleja, ehk konkreetselt tööandja jaoks. Ehk siis nad on kolmas isik, kellele andmetöötlejad, tööandjad edastavad ka töösuhtega seotud andmeid. Ehk teisõnu te peate ütlema, et jah, vaadake, meil on seal Ameerika Ühendriikides Amazon, eks ole, või DigitalOcean või kes iganes, eks, ja igasugused, või Telia, eks ole, jah, Eestis. Või Elisa või kõik, mis nad seal on, eks ole, kõik pakuvad tänapäeval mingid pilvelahendusi. Et ka need on tegelikult töötajate andmete töötajad, need on need kolmandad isikud, vastuvõtjad. Jah, palun. Ma ei suuda tulla kõikide nende asjade peale. Ei tule lihtsalt selle peale, et tõesti see Amazon on ka ja jätan sellest nimekirjast välja, et mis siis nagu ütleb. Töötaja ei oska selle peale midagi arvata, siis juhtu midagi. Kui töötaja mõtleb, et ahaa, mina tean, et hoiab seal need andmeid. Siis ta võib kõigepealt teha teile täiendava teabenõude, kus ta toob selle nagu välja. See on hea variant. Halvim variant on see, kui ta tahab kiuslik olla, siis ta läheb kaebama. Tööandja rikub oma määrusest tulenevaid kohustusi. Et selles mõttes küsite, aga kas ma saan siis trahvi? Ma arvan, et ei saa siis trahvi. Saate selle peale mingisuguse inspektsiooni hoiatuse või ettekirjutuse. Andke talle see teave ka, et kui ta see vähegi olemas on. Teeme sellega väga suurt praktilist probleemi nüüd selles ei ole, kui te nüanssides eksite. Et probleemid hakkavad pihta siis, kui me eksime põhimõttelistes asjades, milleni ma jõuan nagu ma ettekande lõpus. Kui tööandja rikub neid isikuandmete kaitse reegleid jättes sealt oma vastusest osa informatsioonist välja ja seeläbi töötaja tekib mingisugune kahju, kas ta saab siis selle kahju hüvitamist nõuda, viidates sellele, et tööandja rikkus? Jah, seda on kindlasti võimalik teha, jah. Et see on Eesti... Tema peab ka ikka tõestama, et tal on kahju tekkinud. Tõsi, jah, nii ta on, jah. Et iseenesest on juba Riigikohtu praktikast ka Eestis tänaste õigusaktide alusel läbi käinud see põhimõte,
et nii-öelda siis isikuandmete kaitse seadus kujutab ennast töötajate kaitsenormi, mille rikkumise korral on töötajal õigus kahju hüvitamisele, kui see kahju on tekkinud. Aga ma ütlen jälle, praktikas hakata seda nagu tõendama, teoreetiliselt tõesti võimalik, aga praktikas väga keeruline. Et ma võin öelda, et kuhu täna ikkagi Euroopa ja maailma praktika üldse liigub nendes andmekaitse hüvitusasjades on see, et enamasti on seal mingisugune hüvitisnõuded tulevad kõnele siis enamasti, kui on tekkinud mingisugune moraalne, mitte varaline kahju. Et eelmine aasta oli Ühendkuningriikides oli Google Vidal Hall vaidlus, kus oli ka siis Google'is töödeldud isikuandmeid kuidagi niimoodi, et nad olid kas sealt lekkinud või oli ühesõnaga mingi probleem seal tekkinud ja siis Ühendkuningriikide kohus nagu ütles, et Euroopa Liidus kehtivate andmekaitse nõuete valguses, mis on määratud kaitsma isiku privaatsust, võib eeldada, et kui need andmed on lekkinud ja on näha, et isikule võib tekkida mingisugused moraalsed pinged või sellised psühholoogilised pinged sellest, et siis on võimalik ka nõuda mittearvuse kahju hüvitamist. Praktikat tänapäeval kohtulahenditest võibki leida just sellist tüüpi, mitte niivõrd, et on tekkinud mingi varaline kahju, eks ole, mis on X summas kokku arvutatud. Et sellised lahendid ei ole. Teoreetiliselt võimalik konstrueerida, aga täna ei ole. Nii, siis kas on veel küsimusi? Andme parandamine. Siin midagi uut ei ole, see ka täna. Korrektne oleks siin öelda, et andmete parandamisele ja täiendamisele, et see on parandamise ja täiendamise õigus. See tähendab seda, et kui räägime töösuhtest, eks ole, mis tegi rohkem huvitav, ma arvan, saanud, siis kui te hoiate töötaja kohta mingisugused ebaõiged andmeid, siis ei ole ainult teie asi need andmed ära parandada, vaid see on ka töötaja õiguste nõude. Ütleme, et kui teil on vale isikukood, vale kontaktaadress. Kes otsustab, et see on vale kontaktaadress? Seda otsustab subjekt ise. Seda otsustab subjekt ise. Et loomulikult, kui me räägime isikukoodist, siin on üks õige vastus ainult, eks ole. Et kui töötaja tuleb vale isikukoodiga, siis ma arvan, et seda kuidagi, ei oska öelda, kuidas seda lahendada. Aga ilmselt tuleb rahvastikuregistris ette öelda ja töötajaga maha istuda, et kuulge, et töötamise ju sealt tuleb kohe välja. Tuleb välja loomulikult, jah. Rahvastikuregister on, ütleme, kõige alus, kui räägime isikukoodist. Et sealt ta tuleb. Kas ma võin korra küsida piltide kohta ka? Fotode töötlemine. Jah, kuidas see nagu on? Kas see on ka reguleeritud siin? See nüüd, ütleme, ei ole spetsiifiliselt reguleeritud, aga põhimõtteliselt jällegi üleüldine töötaja õigus oma kujutusele, isiku õigus oma kujutusele. Lubab määrata ka seda, millist fotot tema kohta omatakse ja avaldatakse. Nii et kui ta tahab näiteks, kui ta näiteks ettevõtte veebilehel, eks ole, on töötaja kohta foto, müügiesindaja näiteks, eks ole, siis foto, eks ole. Ütleb, et mina ei taha, et te sellist foto minu kohta eksponeerite, ma tahan teistsuguse foto. Või et ta ei taha üldse. Või et ei taha üldse. Ja märkus. Tal on õigus nõuda, et te eksponeeri seda fotot, kas üldse, või te annate sinna üles selle foto, mis talle endale meeldib. Aga kui on ettevõtte ühisüritused ja pildistatud sündmust ja ta on seal fotol ära tuntav ja pannakse ka siseveebi ülesse? Sellega on nüüd lood niimoodi, et nende igasuguste ühisürituste ja siuke, ütleme, töökeskkonna meelelahutus, ütleme niimoodi. Et seal on üldse niimoodi, et töötajal on igasugune õigus nõuda, et neid andmeid ei töödeldaks. See on puhtalt vabatahtlike nõusolekusel töötlemine, või ütleme, mis ka vaikimisi nõusolekusel töötlemine. Et ja see on hästi lihtne põhjus taga, et need tegelikult ei ole otseselt vajalikud töölepingu täitmiseks. See on siuke töökeskkondlik meelelahutus lihtsalt. Et see on jäme otsa siin puhtalt nagu töötajate käes. Et jah, kas on veel küsimusi? Sai korda, väga hea. Et parandame ja täiendamine, eks ole, täiendame samamoodi, et kui mingid andmed töötaja arvates võiksid veel tööandja tema kohta olla. No näiteks, et laste arv algul on 2, pärast on 3. Jah, näiteks, eks ole, et tal on õigus saada mingi täiendavat pensionile või see puhkust talle vist huvi ajal, eks näiteks, jah. See tuleb sinna mängu, eks ole. Edasi on need asjad. Töötlemise piiramine. Mul on küsimus, näiteks töötajate lapsed. Jah. Kuidas nende õigustega? Nendega on niimoodi, et praktikas ma tean, et tahetakse väga palju koguda, et siis ju tegelikult selle saab määrata, kas töötajal on õigus saada puhkust talle sobival ajal ja nii edasi, eks ole. Ta ei pea neid koguma, juhul kui töötaja soovib kasutada seda puhkust, siis ta peab selle esitama. Väga õige, täpselt nii ongi. Nende andmete kogumine kohustuslikus korras, ütleme, tööandja poolt töötajale kohustuslikuks tegemine on ka õigusvastane.
Aga kui on selline situatsioon, et ettevõttel on kollektiivleping, kus on kirjas, et alla 12-aastast töötajate lapsed, kes on alla 12 aastat, nad saavad jõulupakki, jõulupidu, on ranitsapeod ja nii edasi. Töötaja ei esita andmeid, eks ole, oma laste kohta, aga ta esitab pärast pretensiooni, et te olete eksinud kollektiivlepingu vastu, miks minu laps ei saanud jõulupakki. Kui situatsioon on konkreetselt olnud, noh. Mis ma siis teen? Kõige lihtsam ja ma arvan ka õigem seda asja lahendada nii, et kui see aeg hakkab lähenema, saata välja ringkiri, kes soovivad jõulupakke, pole andke endast märku. Nõusolekuga koos, eks ole. Ja siis saab selle jõulupakki üle kanda. See on muidugi väga räi kollektiivlepingu likkuna. Ei, selles mõttes tema ei viidanud küll kollektiivlepingule, aga tema ütles seda, et aga mina ei saanudki. Ja oli väga nördinud. Ma mõistan, jah. Kas on kollektiivlepingu reaalne säte? On see kollektiivlepingu? Kollektiivlepingus on jah, hüved olid nagu sees. See kehtib aegade hämarusest. Ja kuna seda ei ole muudetud, siis see kehtib. See on tõesti, jah. Töötajad on kõvasti ja see võidab oma õiguste eest. Väga detailideni läinud. Mul on veel küsimus, et kas keegi kogub töötaja ei küsib töötaja käest mingi lähedase inimese telefoninumbri selliseks erakord? No õnnetusjuhtumi puhul, jah. Kuidas need on? Kellele neid on? Nõusolek. See on siis kellegi kolmanda isiku telefon, jah? Nimi ja telefon, jah. Et kui on sõlmitud kindlustus töötaja kasuks, eks õnnetusjuhtumi või surma puhul. See ei ole ju selle töötaja isikuandmed, aga ometigi need on kellegi isikuandmed. No kas telefon ja nimi? Töötaja toob selle info teile ise, eks ole? Me küsime seda. Küsimise peale. Siis kirjalikult kirjutab ise. No see on nagu ütleme, et töötaja siis selle isiku omavaheline küsimus juba, eks ole, et kas ta selle nii-öelda nõusoleku sealt isikult siis saab, eks ole, edastada. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et selle probleemi pole. Saab vaatama lihtsalt seda, et kui tekib probleem, keegi nõuab, et umbes, et minu telefon pole kustutakse ära, et siis tuleb selle reageerida. Lihtsalt siia kõrvale, kuna meil on praegu väga aktuaalne, meil on uuele infosüsteemile üleminek ja tuli siis ideed korjama kolmanda isiku andmed ja Mailis Kulepup-Jõekaar andis sinna konkreetselt ja kogumegi info, et selle kolmanda isiku nõusolek peab olema. Selle kolmanda isiku nõusolek, kirjalik ja me peame neid säilitama. Ja see on meil raudne nõue. Ja osa inimesi näiteks ütles, et kuulge, te olete lolliks läinud. No siis võtta tagasi, eks ole. Aga see nõusolek on milleks? Nõusolek on selleks, et me ei tohi muidu kolmanda isiku andmeid töödelda. Meil on sellest kolmandast isikust ainult nimi ja telefoninumber. Me ütlesime, et sest mingisugune nimi peab olema, et ma helistan telefoni, ma võin ju kogemata valesti valida, eks ole, hakata rääkima millestki asjast, kellega on midagi juhtunud inimesega, kes üldse asjast ei puutu. Et selles mõttes ka nimi oleks vajalik. Me ei küsi, mis suhe talt selle inimesega on. Meid huvitab ainult nimi ja telefon ja ongi, et meil on nüüd praegu kampaania ja kogum. Pahandust on palju. No ütleme nii, et kui tegemist on nagu andmetega, mida saate töötajalt endalt ja te saate aru, et kellegi kolmanda isiku andmed, te võite töötajate üle küsida, kas see isik on sellega nõus. Kui töötaja selle vastata ei oska, siis ma arvan, et te võite need registreerida heas usus, et töötaja on selle isikutega selle läbi rääkinud. Ja ma arvan, et kui töötaja peaks see kolmas isik tulema, ütlema, et teie käes on minu andmed õigusvastased, siis te peate selle lihtsalt reageerima selle õigusega. Et summa summarum, ma arvan, seda pilli nii lõhki peaks ajama. Ma just seda tahtsin küsida, et meile tundus, et see on pilli lõhki ajamine, kuna see on meie juristi nõue, siis me ei saa vastu. Juristile ütleme, seadust täht-tähelt järgi ajades, ei saa juristile midagi ette heita, et ta nii on öelnud, eks ole. Aga kuskilt ma saan aru, et kuskilt jooksma nagu see piir ja ma arvan, et siin ei teki jälle praktilist probleemi, kus olukord nagu on, sest tööandjal on nagu õigus keelda seda, et kui töötaja ise talle mingid andmed esitab, et siis sellega vähemalt on kõik korras, need on justkui töötaja andmed või töötaja andmed nõusoleku alusel. See ei ole nõusolek. Kui töötaja vabastab. Lahendada niimoodi, et selle vormiselt me küsime seda kolmanda isiku nõusolekut. Kui töötaja märgib ära ka, jah, ma olen selle inimese nõusoleku, ma olen küsinud tema käest nõusolekut, et selle andme edastamiseks. Et siis võtab nagu töötaja selle otsus enda peale natuke. Jah, soovitatav. Jah, palun.
Mina ei ole personalijuht, mina olen personaliotsingu firmas. Ehk et kõik need andmed, mida meie ettevõte töötleb peaasjalikult, on tegelikult kolmandate isikute omad. Ehk et need telefoninumbrid, mida meil on tuhandetes, ma ei ole üldse, need enamik ei ole tulnud nende inimeste enda käest, sest et tegemist on ka sihtotsinguga, ehk et inimesed ei saada tihti või see ei ole avaliku kuulutusega otsing. Et kuidas see üldse meile laieneb siis? See on kõik lubamatu, mis meil andmebaasides on või? Küsin sealt, kust need andmed siis tulevad? 1000 telefoninumbrid ja 1000 e-mailid ja... Väga paljud tulevad ja nii-öelda ongi avalikult kuskil nii-öelda Google'i otsingus. Väga paljud on nii, aga väga paljud on ka kolmandad vastu. See on headhunting, jah? See on headhunting, jah. Meil endal büroos on mõned kliendid olnud. See on hästi pikk jutt, kuidas teie probleemi lahendada on. See on täiesti eraldi sessiooni teema ja me oleme nagu, ütleme nii, ideaallahendust teil ei ole. Aga on teatud nüansid, kuidas seda asja saab teie jaoks oleks paremaks muuta. Aga see põhjustab päris palju halduskoormust. Et võime sellest rääkida pärast. Ei no headhuntingud teevad ka ettevõtete personali. Me otsime andmebaasides, inimene ise on kus CV-kes, CV on üles pannud ja me lihtsalt läheme sinna ja võtame, maksame mingi summa ja ta ei tea. See teema on see, mida Eerika tegelikult räägib pärast mind kohe, et te saate selle oma vastused. Et kuigi jah, ma ütlen, see asi on natukene keeruline ja halduskoormusega peab siin arvestama. Aga Eerika räägis ka täpsemalt. Nii. Õigusandmete kustutamisele, see on nüüd see õigusolu unustatud nii-öelda, mis te võib-olla ehk olete kuulnud, sest on palju kirjutatud selle õiguse lätted peituvad siis kuulsas Google Hispaania kaasuses, Gonzales versus Google Spain, kus siis oli Hispaania kodanik, kelle kohta kirjutati siis Hispaania meedias 98. aastal päris palju halba infot. Ja siis 2010 või 11 oli see aasta, mil ta leidis, et nüüd enam Google'i otsingust need artiklid välja ei peaks tulema. Ja tema jaoks oli probleem selles, et ta ei suvatsenud pöörduda nende konkreetsete meediaväljaannete poole, vaid ta leidis, et kui neid on nii palju, need artiklid igal poolt nagu läbi, see oli mingi kinnisvarapettus, mis seal oli. Et ta pöördus otse Google'i poole, et kustutage mind ära, et see info ei ole tegelikult enam asjakohane. Mina tahan, et kui keegi minu nime Google'is otsib, siis tulemuste listides enam minu nimi enda artiklides välja ei jookseks. Et mul on õigus olla unustatud. Ja siis selle seal vaieldi ja vaieldi, kuni lõpuks asi jõudis Euroopa kohtusse. Euroopa kohus nii ka ütles, et kogu see info, mis siis ei ole enam relevantne ja üldse relevantne või mis on aja möödudes kaotanud siis oma relevantsuse, et see tuleb andmesubjekti taotlusel kustutada. Ja sellest siis kasvas välja terve plokk, ütleme terve artikkel, õigemini 17 selles uues üldmääruses, kus sellist õigust täpselt ei lahendati nagu kõigile. Põhimõte on siis see, et kui on langenud ära andmetöötlemise eesmärk, on andmesubjektil see õigus. Kui andmed on töötletud õigus vastaselt üleüldse, loomulikult on andmesubjektil selline õigus. Samuti, kui osutatakse infoühiskonna teenust, eks e-teenused, mis siis on sellised teenused, mida alustatakse andmesubjekti või taotlejanda otsese taotluse alusel ja kus kogu andmetöötlus toimub digitaalkanalites, eks, teenus, et seal on ka tunnustatud üleüldist andmesubjekti õigust alati nõuda andmete kustutamist. Ja loomulikult, kui on siis veel ka nõusoleku alusel andmetöötlemine, puhtalt andmesubjekti nõusoleku alusel andmetöötlemine on tal õigus nõusoleku tagasi võtta, jälle kasutada seda õigust. Et see on nüüd jälle muidugi töö, kui räägime töösuhtest, eks ole, et õigusandmete kustutamise töösuhtest ja küsisite, et okei, et kui töötaja nüüd tuleb, et mis ma siis teen? Et siin tasub silmas pidada seda, et töölepingu alusel isikuandmete töötlemine on alati lepingu alusel täitmine, et see pole nõusolekuse töötlemine. Samuti, eks ole, ei ole seal juhtudel, kui andmed töötletakse õiguspäraselt väita, et andmed töötletakse õigusvastaselt. Ehk siis nii kaua, kui andmete töötlemiseks on töösuhtes lepingu alus jätkuvalt olemas, on teil õigus ka neid andmeid töödelda. Ehk siis töötaja õigus nõuda andmete kustutamist tuleb ette rahuldamata.
vähemalt olukorras, kus lepingulised nõuded on veel töötajate suhtes võimalikud. Mida see nagu lihtsustatud keeles tähendab? Tähendab seda, et nii kaua, kui leping kehtib, nii kaua, kui lepingut pole lõpetatud, üles öeldud, nii kaua seda andmeid töödelda töö suhtes. Kui leping lõpeb, siis on oluliselt vaadata, et kaua on võimalik esitada sellest nõudeid. Eks ole, jah? Ja kõige pikem nõude esitamistähtaeg, ütleme seoses siis relevantsete nõuetega töötaja poolt on siis palganõue, mis on 3 aastat, eks ole, jah? Et see öelda, et siis on ja sinna ma tahtsin veel jõuda. Et tõesõnaga 3 aasta on see, mida võib tunnistada nagu praktikas selliseks reegliks, et kui te nii kaua andmeid säitate, on kõik okei. Pärast seda peate hakkama vaatama, millise konkreetse dokumendiga on tegemist, millise töötajaga on tegemist. Ma näiteks viitasin kõigepealt töölepingu seadusele. Töölepingu seadus paragrahv, kas oli 10 lõige 5 või? Juba leksin. Ühesõnaga 10 aastat töölepingu dokument, eks, töölepingu seadusest, eks ole, jah? Et seda dokumenti võite hoida kauem. Samuti tõepoolest siin kõlas juba see töötervishoid, tööõnnetuste, kutsehaiguste uurimine, 55 aastat, jah? Kui teil on tegemist välisriigi töötajaga, välismaalasega, välismaalaste seaduse tähenduses, siis temaga seotud elamisloa, viisa, lühiajalise töötamise andmeid samuti 10 aastat. Et on need erinevatele dokumentide erinevad tähtajad, mida te peate säitama või te peate säitama kauem. Aga üldreegel on nagu see, et ütleme see 3 aastat peaks olema nagu see periood, millal nagu üleüldine siuke põhimõtteliselt amet kustutaks ära. Selle põhimõtte, selle arusaamaga tekib terve rida vastuolulisi seisukohti, terve rida. Et võtame näiteks olukorra, kus töösuhe lõpeb, läheb see 3 aastat ka mööda, kustutate andmed ära, jätategi alles seal näiteks töölepingu dokumendid, tavaline töötaja, välismaale ka, eks tavaline töötaja, mingid tööõnnetusi, kutsehaigusi töösuhte ajal ei olnud. Tõesõna 3 aastat mööda töölepingu lõppemisest ja teil on ainult alles töölepingu dokument. Te olete nii tublisti järginud kõiki nõudeid, kõik muu ära kustunud. Ja nüüd läheb veel mõni aeg mööda, ütleme 2-3 aastat mööda, 6 aastat mööda, eks töölepingu lõppemisest ja siis tuleb töötaja, esitab teile arstidokumendid, töötervishoiu arstidokumendid. Ja mis sealt tuleb välja on see, et töötajas vastavalt oma kirjeldusele, oma tööasendist teie ettevõttes tal õnnestus saada sellest radikuliikmeks, mingi seljavaevus. Ja töötervishoiuarst on kirjutanud, et vaadake, et teie ettevõttes töötas ta nii palju aastaid, pärast töötas ta kuskil teise ettevõttes nii palju aastaid, teise ettevõttes oli tema ergonoomiline asend hea, seal see kindlasti ei soodustanud seda tekkimist, aga töötervishoiuarst leiab, et vaat seal, kui ta töötas sellise tooli peal, see teie ettevõttes, vaat see on peamine radikuliidi tekkimise põhjus. Jah? Ja nüüd ongi olukord selline, et töötaja ütleb, et aha, siin on tekkinud mul kutsehaigus, et tööandja, sina pead selle kahju hüvitama ja mina sain sellest teada alles täna, eks 6 aastat peale töölepingu lõppemist, ja töölepingu lõppemisel ma ei teadnud üldse oma haigust. Kui ta saab sellest teada täna, siis vastavalt tsiviilseadustiku üldosade seadusele on ta tegelikult õigus esitada teie vastu ka nõudeid, sest aegumistähtaeg tervisekahjuste kohta on reguleeritud selliselt, et see on 3 aastat alates siis ajast, mil isik sai teada, pidi saama teada kahjust ja seda põhjustanud isikust. Ehk siis, kui see on näiteks täna, 6 aastat pärast, siis nii ongi, et on 3 aastat veel aega. Jah? Aga teie olete ära kustutanud kõik tema töötervishoiualased juhendamised, allkirjad igasugustele dokumentidele, kuidas istuda, eks ole, teha paus, iga 15 minuti tagant käia ringi, eks. Kõik need juhendamised allkirjadele olid olemas, aga te olite nii tubli ja te kustutate kõik ära. Jah. Mis siis saab? Halb olukord, eks. Ja siin ei olegi head vastust. Et see on nagu see, et elu liigub nagu ühes suunas ja see andmekaitse liigub natuke nagu selles teises suunas võib-olla. Et mina ütleme praktikuna ütlen teile, et ärge kustutage selliseid asju ära.
ja kui võidla siin ka laiemalt, et hästi me räägime siin juhendamisest, eks. Aga noh, ka muud asjad, eks. Võtame kas või sõidupäeviku, on ju, et töötaja tuleb mulle väitma, et temal kujunes see radikuliit või kutsehaigus välja selle istumisega seoses, eks, aga pagan, mul olid sõidupäevikud, mis näitas, et ta kogu aeg liikus autoga ringi, ta istudki tegelikult tooli peal. Tegelikult oli hoopis transa inimene. No. Aga sõidupäevikud kui pole enam, eks. Et noh, siuke, et nagu see spiraalina need andmete hulk, mida tegelikult vaja minna, võib rohkem nagu kasvada pärast. Kas töötajal endal ei ole üldse tõendamiskohustust siin ka? Tal on, aga sellega ongi see, et kui see tööandja peab sellises valjus tõendama ära, et järgist töökorraldusreeglid ja tööohutusreeglid. See on tema kohustus ja vähemalt kui õigus. Aga ma arvan, et see kohustus tõendada on nagu vastastikune, eks, et kumb siis peale jääb, sellepärast et vastasel juhul võib ka olla ju nii, et töötajad hakkavad lihtsalt ära kasutama, eks ju, sellist võimalust. Ma ütlen teile, praktika igal juhul on nendes asjades selline, et kui töötaja sellise nõude esitab, siis kohtud vaatavad kindlasti kohe tööandja poole. Et noh, et millised ikkagi on teil need protseduurid, millised on teie juhendid, millised on riskianalüüsid, edasi, et noh, tööandjal on selge huvi vähemalt tuua need andmed kohtumenetluse esile ja kui ta ei saa neid tuua esile, siis on ta hädas. Et see on see probleem. Raamet Tuba, ma vastuseks sellele kommentaari selgitan, et aastal 2011 toimus muutus. Kuni aastani 2011 pidi töötaja sellises olukorras ütlema, et millised need töökaitsenõuded jäeti täitmata ja seda tõendama. Alates aastast 2011 ta ainult ütleb, et tööandja ei järginud selliseid reegleid, aga tööandja peab nüüd tõestama, et ta järgib. See on see nagu kohustuste jaotus. Enamasti on tüüpis keerulised vaidlused ka, et seal ongi, ütleme, tööandjal minu arvates, ma olen ka mõningaid asju, selliseid asju oma praktikas teinud, et tööandjana on nagu, tööandjana selgelt halvas positsioonis, ütleme nii, et kohtud nagu kipuvad seal helistama töötajaid nende puhkudel. No ikka nõrgem. Nii, siis järgmine asi, millest tegelikult on natuke kirjutatud ja räägitud meedias, on see andmete nii-öelda portatiivsus. Portatiivsuse paragrahv või artikkel, mis on artikkel 20. Ma täpsustan siin nüüd ühte asja, et siin on kaks õigust, siin on koopiaõigus ja siin on see portatiivsus nii-öelda kitsamas mõttes. Kõigepealt räägime sellest koopiaõigusest. Natuke pole segastada see kirjutatud, aga mõte on tegelikult siin see, et kui toimub andmete automatiseeritud töötlemine, kas siis lepingu täitmiseks, või nõusoleku alusel, siis sellisel juhul lisaks selle, et töötajal, subjektil on üleüldine koopiaõigus, millest ma rääkisin enne, siin, on tal veel eraldi õigus nõuda, sellised puhul töötlemised, eraldi õigus nõuda, et see koopia esiteks struktureeritud üldkasutatavas vormingus masinloetava kujul. Ehk hästi lihtsalt öeldes digitaalselt, elektrooniliselt. See võib olla Word, Excel, PDF kas või. Noh, kindlasti peaks olema mingisugune programm seal taga, mis nüüd eeldaks töötaja poolt mingi investeering, sellist dokumenti avada saaks. See peab üldkasutada olema. Kui ei ole sellist andmetöötlust, eks ole, siis on tööandja otsustada, et mis koopias tegelikult, millise koopia tegelikult annab. Kas ta annab talle füüsiliselt, ta annab Wordi või Exceli, mis iganes, eks ole. Aga kui siin, siis on tegelikult töötajal õigus nõuda võtta ka seda. See täitmis. Ja mida tähendab nüüd see lepingu täitmise ja nõusoleku alusel? See tegelikult hästi lihtsalt öeldes tähendab seda, et avaliku sektori asutustele see ei laiene. Sest avalik sektor töötab isikuandmed ainult seaduse alusel täitmiseks. Et see on ikkagi erasektori kohustus, kus andmed töödeldakse ka konkreetselt automatiseeritud, digitaalsel kujul. See on see koopiaõigus. Siia ma kirjutasin ka ühe küsimusega, ma tegelikult vastasin selle juba ära. Nii, et see on siis spetsiaalne koopiaõigus ja samas artiklis on siis see teine kitsam õigus, mis on siis see portatiivsus. See portatiivsus on nüüd see, mille pärast siis pangad ja sideteenuse osutajad tõid kõvasti lärmi, et kuidas sellist asja nüüd tagama peaks. Et see on nüüd täitsa võimatu. Õnneks on määrus, see mõttes natuke laperguselt kirjutatud, et midagi võimatut siin ei kaasne.
kui ta ei oleks need happeklused kirjutatud, siis oleks tõesti hullumaja. Ühesõnaga, portatiivsus on siis selline õigus andmesubjektile antud uus õigus, mis annab võimaluse nõuda andmete ülekandmist ühelt andmetöötlejalt teisele. Näiteks vahetate panka, lähete Swedbankist, lähete SEB-sse, nõuate, et kõigi siis maksete ajalugu kantaks ka siis Swedbankist SEB-sse üle. Et teil ei ole Swedbankis ühte ajalugu ja SEB-s hakkab teil teine elu pihta, vaid teil need andmed justkui nagu jätkuvad ühtse pangakontori ajaloona. Näiteks näide. Samamoodi ütleme sideteenuseosutajad, jah. Et võite kanda kogu oma kõneregistri, kogu kõnede ajaloo tegelikult ühe teenusepakkuja teise üle. Ja nemad peaks seda nagu võimaldama. Või veel lihtsam näide, elulisem näide, näiteks kasutada Spotify'd, aga tahate minna Apple Musicusse üle, siis on teil õigus nõuda Spotify'lt teie playlistide ülekandmist Apple Musicusse. Ja siis turuosalised, andmetöötajad justkui peaksid seda võimaldama. Ja loomulikult võtame kasvõi seda pankade näite, et pankadel ei ole mingisugused ühtseid tehnoloogilisi tehnilisi spetsifikatsioone, eks ole, või neil ei ole mingisugust infovahetussüsteemide koostoimet nagu tagatud, et need on täiesti erinevad süsteemid täna. Ja sellise etteteatamise peale, et hakake nüüd tegelikult need süsteemi ühildama, et teil on vaja see õigus nagu tagada, et kuidas see toimuma peaks, et see on täiesti nagu, see on korraldamatu asi. Ja õnneks on siin määruses selline siis lisaklausel, et seda peaks võimaldama teha tehnilise võimekuse korral. Et see on see, mis tegelikult praegu ettevõtted päästab. Et piltlikult öeldes, kui tehnilist võimekust ei ole, ei saa seda ka tagada. Täna, nii palju kui mina olen nagu turu pealt uurinud, ma ei tea, võib-olla teiegi teate, et olete ka tööandjate esindajad. Kas siin kuskil keegi hakkab nüüd kellegiga koostöös sellist asja võimaldama või mitte? Äkki pangad, äkki sideteenuseosutajad midagi teevad. Aga kindlasti ei saa seal olema ka mingisugust üldist nagu pangaliidu sisest formaati, ma eeldan. Et võib-olla 2 panka või 3 panka midagi omavahel teevad. Et ma ei tea. Kui siis sealt on midagi oodata. Aga ma kahtlen, et ka sealt võib-olla mitte. Et see ongi selline hea näide sellest, kuidas on nagu head ideed, aga need on nagu läbi mõtlemata, et lihtsalt kirjutada kuskile andmekaitse määrusse sisse sellised klauslid. See ei ole hea mõte, et see peaks tegelikult hakkama pihta kuskil kaugemalt, et võtma näiteks sektori põhiselt mingid regulatsioonid ette võtma. Kui tahame reguleerida näiteks panku, eks ole, krediidiasutusi, siis tuleb hakata kirjutama krediidiasutusele mingisuguseid ühtseid nõudeid, spetsifikatsioone, eks ole, mis tegelikult tagab selle, et ühel hetkel neid ongi olemas ühtsed teised platvormid ja vot siis võib hakata täiendama ka seda andmekaitse määrust selliste klauslitega, eks. Kus sellised õigusi nagu tagama. Aga lihtsalt niisama öelda, et peate nagu tagama selle võimekuse, et see nagu ei töötaks minu arvates. Palun, oli küsimus, jah? Kas väike kommentaar, ma saan aru, et see nõue pärineb telekommunikatsiooni valdkonnast ja ta on nagu mõeldud eelnõus ennekõike selleks, et saaks, kust ta on tulnud, on see, et saaks numbri ülekantavust teha. Seega, e-posti numbrid. Mis telekommunikatsioonis juba nagu käib on. Aga et siis küsimus pigem on see, et kas teil on siis õigus nõuda näiteks oma pangakonto numbrit üleviimist ühest pangast teise. Et seda ei saa nagu tehniliselt laiendada nagu kogu andmestikule, aga siis need põhitunnuslikki, et kas neid on võimalik üle viia, see peaks olema selle sätte eesmärk. See peaks olema sätte eesmärk, jah, aga täna ei ole kuidagi võimalik seda minu meelest tagada. See eeldab tegelikult, tänasest asja tagada, see eeldab niimoodi, et 2 turuosalist, vähemalt 2 tulevad kokku, eks ole, ja lepivad kokku, et vot me lõume mingisuguse ühtse platvormi, mis võidab seda andmevahetusteks. Jah, mingid rakenduse programmiriidesed ja nii edasi. Aga kui neid ei ole, siis ei saa millegi seda ka teha. Need platvormid ei ühildu. See ongi see põhiline probleem. Ja see tegelikult on teostatud ka regulaatorite poolt, et Euroopa andmekaitse töörühm andis välja ka spetsiaalse juhi selle kohta mõned tagasi. Ja probleemi tunnustati ka seal, et määrus võib-olla läks natukene lappama selles osas. Täna on ta see muidugi kirjas. Õnneks praktilisi probleemid ta kellelegi valmistama ei hakka, aga ilmselt võib oodata, et kunagi seda arendatakse edasi, tulevad täiendavad nõuded, sest lõppastmest see täna võib olla idee, aga mingil hetkel peaks ta hakkama realiseeruma. Et elu siis näitab, kuidas see asi areneb. Registreerimiskohustus.
andmetöötlusregister, uus asi. Et täna, kes puutub kokku delikaatsete isikuandmetega, teab, et delikaatsete isikuandmete töötlemisel on juba täna registreerimiskohustus olemas. Aga nüüd uues määruses, mis siis 2018 mais jõustub, tekib üleüldine registreerimiskohustus, mis on määrus naljakalt reguleeritud. Siis mõttes, et ta justkui oleks nagu avatud läbi 3 lisa erandi klausli. Aga ühesõnaga, et sa pead nagu läbima sellise testi, artikli 30 testi, et kui sa ühegi 3-st ühegi taha kinni ei jää, et siis sa justkui nagu registreerima ei pea. Aga tegelikult on see, et kõik ettevõtted, kes töötlevad isikuandmeid igapäevaselt, jäävad kohe sinna esimese erandi taha kinni ja see esimene erand on selline, et ütleb, et andmetöötlejad peavad registreerima oma töötlemistoimingud, välja arvatud juhul, kui andmete töötlemine ei ole juhtumipõhine. Et juhtumipõhine tähendab nagu juhuslikkust või mööda minnest väga juhuslikult ette tulnud sellist juhtumit, kus isikuandmetega kokku puututakse. See on väga erandlik juhus ise. Nii et kui on ikkagi äritegevuse, ärimudeli osa on isikuandmete töötlemine, siis registreerimiskohustus on paratamatu. Ja Andmekaitse Inspektsioon tõi sellega välja, et ütles, et see on nii naljakas säte seal, et ühelt poolt tõesti on tahetud nagu selle määrusega halduskoormust vähendada, et see on olnud nagu preambulas ka määruse eesmärk, aga tegelikult on sellega hoopis suurendatud halduskoormust. Sest paratamatult selliste sõnastuste alusel see registreerimiskohust ainult pea kõigile andmetöötajatele. Nii et täna võime rääkida, et põhimõtteliselt pead arvestama, et kõik pead seda registrit pidama. Kelle ärimudeli osaks vähegi on isikuandmed. Nüüd, millised need andmetöötlustoimingud on, mis peab registreerima, et nimekiri siin välja toodud. Kui ma olen sellest oma klientidele rääkinud, siis kõige rohkem küsimusi on siin tekitanud vot see koht. Et mis need kategooriad siis on ja mis need isikuandmete liigid on. Et kas ma pean registreerima kõik isikuandmed, mis ma nagu siis vastu võtan ja töötlen, et kas ma pean registreerima iga töötaja nagu nimed või iga töötaja sõidupäevikud või lähetused või ei pea. Et kõigepealt kategooriad. Siin on nagu andmetöötajal vaba voli määrata klassifitseerimise alused, aga igati lubatav klassifitseerimise alus tüüpilise ettevõtte puhul on ka see, et üks kategooria on töötajad, teine kategooria on kliendid. Ja 2 üldist klassi üks tavalise ettevõttes võivadki olla. Tavaline müüki teostav ettevõte, täitsa võimalik. Et keerulikamad sellised ärimudelid, ütleme sotsiaalmeedia teenused, eks ole, Facebook, neil tekivad, eks ole, on oma kliendid ja oma töötajad, neil on ka, eks ole, klientide kontaktid ja 100 muud asja, eks ole, tekivad koostööpartnerid ja kes iganes. Et neil läheb see kindlasti nagu laiemaks. Ütleme tavalisest ettevõttest rääkides kategooriad on suhteliselt nagu vähe. Vähemalt on võimalik klassifitseerida niimoodi, et on suhteliselt vähe. Et tõesti töötajad ja kliendid on ka täiesti okei alus. Nüüd liigid, liikide kirjeldus. Liik tähendabki liiki. Et te ei pea registreerima mitte iga töötaja isikukoodi, vaid te peate registreerima liigina isikukood. Selle jah? Et kui meil on kategooria töötajad, seal ongi liik nimi, liik isikukood, liik e-post, liik telefoninumber, liik sõidupäevik, liik hindamisvestluse andmed, liik töönnetuse raport ja nii edasi. Et see tähendab seda ja kui te selle peale mõtlete, siis tegelikult saategi aru, et seda ei ole väga raske täita tavalise ettevõttes, et kui ei ole väga keerukaid äriprotsesse, siis enamasti sellise tavalisel Exceli tabelil paar lehekülge võib-olla ongi need andmeid ainult. Et aga miks see vajalik on? Vajalik on sellepärast, et Andmekaitse soovib tulla iga hetk seda küsima alates mais 2018. Siis peab olema võimalik esitada. Et see oli üldine register. Spetsiaalne, et ma enne rääkisin sellest delikaatsetest siin, nende ütlemises, selline delikaatsete andmete töötlemise register kaob üldse ära. Täna ta on olemas, väga paljud ettevõtted tänuväärselt on olemas regulatsioonide alusel ennast delikaatsete andmete töötlemine registreerinud. Tervishoiuasutused, eeskätt, muud ettevõtteks puutuvad delikaatsete andmete kokku, eks ole, aga siis selline register nagu maist 2018 kaob üldse ära. Aga delikaatsed isikuandmed ikka jäävad alles? Jäävad alles, aga nendel laienevad natuke teistsugused töötlemispõhimõtted.
Siis uuendus, millest ma arvan, paljud kuulnud olete, on see andmekaitsespetsialist. Mis loom see andmekaitsespetsialist siis on? Piltlikult öeldes ta on analoog tänase töökeskkonna volinikuga, ma arvan, kõige paremini kohta öelda, et ta on selline ettevõtte sisene nii-öelda nõustaja, abistaja, koolitaja, juhendaja. Ja ühtlasi on ta siis kontaktisikuks kõigile nii-öelda probleemidele, järelevalveasutusega. Ja väga kaalukas roll saab tal olema juhuks, kui on ettevõttes mingisugused rikkumised, mingid lekked, mingid andmete hävingud, kaotsiminekud, millega võivad kaasada isikutele, isiku õigustele, vabadustele suured riived. Et siis ta on põhimõtteliselt nii-öelda kontaktisikuks nii nende isikutega, kelle andmed näiteks lekkisid õigusvastaselt, samuti on ta kontaktisikuks andmekaitse inspektsioonile. Kas see igas ettevõttes peab olema? Jõuame sinna. Võib-olla see küsimus tekkis. Kes peavad määrama? Avalikes asutustes obligatoorne. Avalikud asutused on siin nii riigi, kohalike valitsusasutused kui ka erasektori asutus, kes täidavad avalikke ülesandeid. Näiteks, Tallinna linnatranspordi aktsiaselts on näiteks selline asutus. Koolid, lasteaiad, ka näiteks kontrollitud üle spetsiaalset andmekaitsespektsioon leiab, et ka näiteks jäätmevedajad lähevad siia alla. On inspektsioon seda selgelt juba välja öelnud. Et need avalik sektor laiemas mõttes. Nii. Siis on andmetöötajad, kelle põhitegevuseks on ulatuslik andmesubjektide korrapärane süstemaatiline jälgimine. Kellele see palju ütleb? Kas need on näiteks kogu aeg nagu kliendi andmed või kliendikaardid ja need? See on see mõte, jah, kliendid. See suund on kõigepealt klientide peale. Et töötajate andmed töötlevad kõik. Jah? Aga seda ei ole siin mõeldud. Erakliendid ikka. Siin mõeldakse suund eraklientidele, täpselt nii, jah? Väga õige. Ulatuslik, korrapärane, süstemaatiline jälgimine. Korrapärane tähendab, et ta ei tohi olla ühekordne, vaid olema korduv, regulaarne. Süstemaatiline, jälle osa ärimudelist. Näited. Jälle, inspektsioon on toonud välja jälle näitliku loetelu ettevõttes, kes kindlasti siia ala lähevad. Loomulikult pangad, loomulikult kindlustusseltsid, sideteenuse ettevõtjad. Pankadest rääkides hästi lihtne näide juba põhjus, miks see nii on see, et kui me vaatame isikute konto väljavõtet, siis selle alusel on võimalik panna kokku kogu selle isiku elulugu. Kus ta käib, mis ta teeb, mis ta sööb. Samuti millistes sotsiaalses ringkondades ta liikleb, mis klubides ta käib. Kas ta käib kasiinos, jah. Tõesõnaga, ja sama olukord tegelikult on ka sideteenuse osutajatega, kes kõne väljavõtted, eks ole, võimaldavad istuda. Nende kohta olete võib-olla viimaste päevadega meediast lugenud, et väga suur vägikaikav edu käib paari advokaadi ja Justiitsministeeriumi vahel. Sellest, kas Eesti rikub, Euroopa Liidu õigust või rikub. Kui neid artiklite lugenud, siis olete ka näinud, kus on väga selgelt või õieti avaldatud arvamust, et ka tegelikult kõne väljavõtete põhjal võib teha isiku kohta väga selgeid järeldusi tema harjumuste kohta, tema käitumiste kohta, kus ta on, kus ta viibib, tema asukoha, kellega ta räägib ja nii edasi. Siis, kes veel seal lähevad? Igasugused nutilahenduste pakkujad. Lihtne näide, et kui pakuta näiteks kütteseadmeid, mis ei ole nutikad, tavaliselt sellised kütteseadmed, mingisugune soojapuhur, ei ole probleemi. Aga on nutikas näiteks soojapuhur, jah? On teil suvilas nutikas soojapuhur, mis salvestab seda, et kuidas see temperatuur juba on, et temperatuur langeb kindla näitajani ja annab mingi signaali, mingisugune kaughaldusega, eks ole, siis juhitavad küttesüsteemid näiteks huvilates. Et sellisel juhul puhutakse isikute andmeid, jah? Kui näiteks temperatuur langeb alla kindla määra, võib öelda, et isikut seal poleks. Mis on järeldus? Öeldakse andmeid. Et ka sellistel puhkudel inspektsioon on leidnud, et spetsialisti määramine on vajalik. Just tänu sellele, et nende andmete mahu kohta, mida kogutakse, jah, see maht on ulatuslik. Ja see on, eks ole, ka süstemaatiline, et see on ärimudeli osa. Ja samuti on see korrapärane, jah, nii et ta läheb siia alla.
Telemaatikateenused on siia alla loetud, samuti igasuguste kaubanduskeskuste lojaalsuskaardid, programmid. Jällegi noh, need lojaalsusprogrammid, need kaardid salvestavad, eks ole, pikema aja vältel kogu isiku või suure osa isiku maksekäitumisest, et mis ta on ostnud, mis raha eest ta on ostnud, kus poes ta käib ja nii edasi. Valveteenuse osutajad, kaamerat tõttu eeskätt, eks ole, jah. Et selline näitlikustav loetelu, aga siis on igal konkreetsel juhul eraldi nagu hindama, et kas on või ei ole. Ja kolmas on siis delikaatsed andmed, jah. Noh, siia loomulikult lähevad igasugused terviseasutused, perearstikeskused. Selle kohta muide ka rääkides arstidest, siis inspektsioon on teinud ühe erandi siin igasuguste ühe inimeste või kahe inimeste perearstikeskuste kohta öelda, et sellisel juhul ei pea määrama, sest kui on ühe või kahe inimese perearstikeskus, siis ei ole see andmete töötlemine ulatuslik. Et siis ei ole ulatuslik. Ja noh, ma ei tea, kas sellega saab nõustuda mitte, sest ulatuslik tegelikult istub siin. Ta ei istu siin, eks ole. Aga no inspektsioon on niimoodi nagu tõlgendanud, et põhimõtteliselt tuleb ka seda siin arvestada. Kui juba suurem arstikeskus, eks ole, seal on rohkem töötajaid, et mis nagu peaks. See põhjendus on taga hästi loogiline ja lihtne selles mõttes, et lihtsalt ei taheta panna väikestele ettevõtjatele peale väga suurt koormust. Nad teavad nagu hätta sellega, et see on naljakas, et kui on ühe inimese perearstikeskus ja tal on 2 töötajat või 3 töötajat ja 11 on andmekaitsespetsialist. Et noh, see nagu ei lenda. No küll, aga teisest küljest jällegi seadus ühtedele kehtib ja teistele kui kehtib. Ma olen nõus teiega. Et jällegi, mul on väga raske selle vastu vaielda. Personaliotsingu firmas läheb ka sinna kolmandasse poolesse või? Ma arvan, personaliotsingu firma äkki võiks siia minna. Ma arvan, et ta võib minna küll, jah. Aga see andmekaitsespetsialisti ametikoht, kas see reaalsuses hakkab niiviisi välja kukkuma, et ettevõtted siis lihtsalt panevad ühe personalispetsialistile lisatiitli või see on täitsa kohustus palgata eraldi inimene, kelle täis töökoht on see töökoht? Jällegi, küsimus ennetab slaide. Et nii palju, kui mina klientidega kokku olen puutunud ja me oleme siin selle uue määruse saabumise ootusest teinud klientidele ka auditeid ja andmekaitsealaseid mõjuhinnanguid ja kõige selle käigus, kui ma olen klientide esindajatega rääkinud, mulle tundub, et HR inimesed ja eeskätt HR nagu juhid saavad enda lihtsalt lisatöökoormust. Et need nagu pannakse sinna julmalt tanki. See on see valdav suundumus. Aga tegelikult on võimalik täitsa ka see lahendus. Täitsa ka see lahendus ja ahah, siin peaks olema TLÜ tegelikult, mitte TÜ. On täna juba käivitunud kursused 2 koolis. TLÜs vist käivitumas, TÜs juba käivad, ma tean, sügisel alustasid, et on eraldi andmekaitsespetsialisti kursused. Majanduskoolis, ahah, no näed. Väga suure potentsiaaliga valdkond, ütleme ühesõnaga, et inimesed muudkui lähevad ennast sinna harima ja sinna õppima. Et ma usun, et tegelikult hakkab olema selline, et suured ettevõtted võtavad täiesti eraldi inimese ja keskmise suurusega väiksemad ettevõtted, kus see vahel peaks olema, suunavad ülesanded eraldi mõne inimesele, kes täna juba seal töötab. Et võimalik on tõesti, et on nii töötaja, on väliteenuse pakkuja, no inspektsioon on öeldud veel ka niimoodi, et mingi osakond võiks olla selleks määratud, kuigi määrusesse üldse ei tulene. Inspektsioon nagu öelda, et ala mingi osakond, HR osakond võiks ka olla selleks. Osakond, ma ei tea, kuidas osakond. Osakonna eest peab inimesed tööd tegema, nii et noh, ma ei tea. Kas see on nagu vastuse hajutamist või mitte, aga ühesõnaga siuke seisukoht on praegu nagu võetud, võib osakonna määrata siis nagu andmekaitsespetsialistiks. Noh, ma pigem ikkagi näeks, et soovitan ka pigem teil minna seda teed, ma ei tea. Suured ettevõtted võib-olla, kel on palju raha, noh, võib ka mõelda selle peale, et eks paistab ka siit, kui inimesed tulevad, et ma kardan austades, et inimesed, kes tulevad, kes praegu seda nagu õpivad, et noh, kui määrus jõustub kogu lugupidamisel inimeste vastu, ma arvan, et nad võib-olla ei ole algul veel nii pädevad ja kompetentsed, et hakata kohe nagu keerulistele ettevõtetele kompetentset teenust pakkuma, et sellest võib natuke aega minna. Jah, advokaadibürood ka.
no täna tegelikult ongi olukord selline praktikas, et kuivõrd see määrus on alles väga uus, siis andmekaitse valdkonna uue määruse spetsialistid ongi advokaadid, on Andmekaitse Inspektsiooni ametnikud, ma julgen ka öelda kindlasti, kes selle kogu aeg kokku puutuvad. Ja siis nii-öelda spetsiaalsed, ütleme siis ka koolitajad, mõned koolitajad, kes siis nagu, kes selle valdkonnaga varem on kokku puutud ja nüüd on uuesti siis nagu ennast järje peale saanud ja käivadki koolitlemas, et noh, see ongi tänaste, ütleme, kompetentsi ringi, ütleme, et siin väga palju rohkem ei ole, et nüüd siin järjest, kui tulevad need kursused ja need lõpetajad, et siis peaks inimesi juurde tulema, et väga vaja, et tuleks inimesi juurde. Et ma ütleks, advokaatide roll täna on ikkagi see, et üritatakse rohkem nagu ettevõtted nagu järje peale aidata, vaadata, et tehakse auditeid, mõjuhinnanguid ja vaadata, et asjadega oleks nagu korras ja oleks maiks 2018 valmis. Sellist asja, et nüüd ennast lastakse päris määrata sinna andmekaitse spetsialistiks ettevõtete juurde, noh seda on ka ja seda ma ise tegelikult olen natuke teinud, aga noh, ma arvan, et kuivõrd see advokaat peaks olema sellisel juhul nagu ettevõttesse väga integreeritud ja ta peaks olema kogu aeg nagu kursis, mis see nagu toimub, see ei pruugi olla võib-olla kõige optimaalsem lahendus. See on minu isiklik arvamus sellest. Võib teha niimoodi, et näiteks igas osakonnas on üks andmekaitsespetsialist, kes on suur ettevõte. Igas osakonnas? Igas osakonnas jah, on üks andmekaitsespetsialist. Kui väga suur ettevõte olema. Lihtsalt kui väga keeruline spetsiifika, põhimõtteliselt on see võimalik, aga sellisel juhul peaks olema siis mingisugune ettevõte, siin andmekaitse, kus on nõukogu mingi grupp, siis kus need spetsialistid tulevad kokku ja vaatavad asja nagu tervikuna ka peale, et mitte ei ole nii, et igaüks teeb oma asja. Kõige tähtsam tegelikult ei ole see mitte enda osakonnas siseselt neid nõudeid tagada, vaid ettevõtte tähtsam nõudeid. Et noh, see, ma arvan, et siis see koostöö on seal väga oluline. Te lihtsalt on mõeldav see, jah? Nii, ja siis see kuulus sanktsioonisüsteem. Ühesõnaga, kuivõrd aeg surub peale, ma sellest igavast osast, mis muud võõdusvahendid väga ei räägikski. Sest seal ei ole midagi huvitavat, sellega ei juhtu midagi. Räägime ikka neist trahvidest. Kui raha on vaja välja käia, mis siis saab? Ühesõnaga, määrus ütleb sellist asja, et trahve tuleb määrata, kui see on vajalik ja trahvid peavad olema siis proportsionaalsed, heidutavad ja tõhusad. Ja määruse reegel on selline. Just eile lõunal sain ma enda kätte verivärske uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu, mis jõustub siis samal kuupäeval, kui jõustub see määrus ja see isikuandmete kaitse seaduse eelnõu peaks olema siis justkui selle määruse Eesti siseriiklik rakendusakt. Lugesin seda määrust ja lugesin seda seaduse eelnõud, see esitati nüüd Vabariigi Valitsusele ja saadeti kooskõlastusringile ja ütleb nii, et see, mis siin on ja see, mis seadus on, ei lähe hästi kokku. Et siin räägitakse ettevõtjast siis tema kuni 4% jah, tema jälle majandusaasta ülemaailmsest käibest või 20 miljonit, olenevalt sellest, kumb on suurem, aga see uus seaduse eelnõu ütleb 20 miljonit või 4% käibest. Aga mille käibest? Kas siis ülemaailmsest käibest, Eesti käibest, eelmise aasta käibest, selle aasta käibest? Ei saagi aru. Et ma loodan, et see uus eelnõu muudetakse nüüd selgemaks siin menetlemise käigus. Ühesõnaga, täna on see kogu see uus eelnõu pudru ja kapsab, et see on päris kohutav. Aga ütleme nii, räägime praegu siis sellest, eks, ja kas teil on põhjust karta midagi? Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor on tänuväärselt kirjutanud, et põhimõtteliselt mitte midagi ei muutu. Et nende eesmärgiks ei ole karistada, nende eesmärgiks on ikkagi nõustada ja abistada, aidata. Et kui nad näevad rikkumist, siis nende primaarseks huviks on teha ettekirjutus ja kui ettekirjutus ei tööta või rikkumine on väga jõhker või korduv süstemaatiline, siis me hakkame mõtlema trahvide peale. Kui me räägime tänasest olukorrast, ütleme siis ajalugu kuni tänaseni, siis Andmekaitse Inspektsioon on siis tänaste regulatsioonide alusel
mis võimaldab ka teoreetiliselt määrata trahvi kuni 32 000 eurot rikkumise eest. On määranud trahve ikkagi ainult juhul, kui on rikutud märkimisväärselt tõsiselt, ütleme nii, on rikutud elektroonilise otseturustuse nõudeid. Et seal on määratud trahve, et need on õigusvastased uudiskirjad ja enamasti uudiskirjad on palutud, et ärge enam saada, ikka saadetakse, eks on mingi sellised juhtumid. Ja siis on määratud trahve, aga muul juhtudel on piirdunud ettekirjutusega. Et selles mõttes mees sõnast ärgas arvest, et võib-olla see peadirektori jutt isegi peab paika. Täna need trahvid muide, tänased trahvid on olnud kuskil 50 kuni 100 eurot. Et noh, need on tõesti väiksed olnud. Kuigi seal on määrata rohkem. Aga mis tegelikult selle puhul kõige rohkem härib on see, et noh, plärtsti on kirjutatud see summa siia sisse, eks, 20 miljonit on ju, 4% käibest. Aga nii määruses kui ka selles uues seaduseelnõus, mis meile kätte sain, ei ole tegelikult lahti kirjutatud seda, et kuidas seda ikkagi kohaldatakse. On väga lihtne öelda, võib määrata kuni 20 miljonit. Aga noh, mida selle arvestatakse? Et sa võid määrata 20 miljonit, aga sa võid määrata 20 ka. Aga millal sa seda eristad? Et noh, seadusandja võiks kirjutada need ikkagi sisse, et noh, mis on tegelikult siis nagu trahvi määramise kriteeriumid. Aga seda ei ole. Läheb siis riigiga? See või? See peaks minema riigikassasse, jah. Globaalse ettevõtte puhul siis? Globaalse ettevõtte puhul ta läheb selle riigikassasse, kus peaks olema tema põhiline tegevuskoht. Ja see ütleme, ma saan aru, et selle nii-öelda liikumine, raha liikumine peaks olema selline, et see järelevalveasutus, selle riigi järelevalveasutus, kes asja menetleb. Jah, enamasti see ongi seotud siis selle konkreetse ettevõtte asukohaga, kus ka see vastus asub. Võib esineda selline olukord, kus mingi andmesubjekt siis kaebab ja ta hakkab tõestama, et temal on kahju sündinud ja siis mõistetes ta kahju välja ja siis trahvi ka veel. See on teoreetiliselt võimalik, jah. Teoreetiliselt võimalik ka selline lahendus, et kui isikuandmed rikutakse mitmes riigis korraga, nii-öelda kõik järelevalveasutused menetlevad korraga neid asju, jah? Jah, ühtsed infobaasid täiesti reaalne. Et Eesti, Läti, Leedu näiteks korraga. Ma ei tea, kas 60 miljonit või on siis 20 miljonit nagu kumulatiivselt. Ma ei teagi, kuidas sellisele asja kohaldada. Et need on kõik nagu sellised läbi mängimata asjad ja noh, et tegelikult ei teagi, kuidas asi olema hakkab. Et siin ongi ainult meie peadirektori head sõnad, et midagi hullu ei juhtu, aga elu näitab, mis saama hakkab. Nii, ma olen kurjalt oma kolleegi aega kuritarvitanud. Aga ma loodan, et jah. Jah, palun. Siin on küsimus selle nagu määruse üldise iseloomu kohta. Ja preambulis on niisugune punkt nagu 155 ja on ka artikkel 88. Ja mul on hästi hea meel kuulda, et eile saite selle uue seaduseelnõu kätte. Aga ma loen siit sellist asja. Mis see oli 100? 88. 188. Artikkel 88. Artikkel 88. Mis sätestab erisused andmekaitsereeglite täitmise kohta töösuhetes. Ja ütleb muuhulgas seda, et liikmesriigil on õigus näha ette erisusi ja kaasa arvatud saab erisusi ette näha kollektiivlepingutega ja kokkulepetega, millest mina saan aru, et saab ka ettevõtte sees kollektiivlepingus näha ette üldmäärusest erisusi, mis on muidugi väga hea ja suurepärane leib ilmselt ka advokaadite kohta. Aga et kuidas te nagu seda kommenteerite, et tegelikult mina saan aru nii, et määrus tervikuna ennekõike pöörab tähelepanu kliendisuhetes isikuandmete kaitsele, aga töösuhete kontekstis on jäetud tegelikult liikmesriikide õigus määrata ja õigusruumi. Ma tean, et seda täna ei ole väga palju tehtud. Justiitsministeeriumi spetsiifilisi eelnõusid ei ole. Aga mis on teie kommentaar? Võib-olla ma võtsin järgmise kõneleja jutust osa ära. Jah, siin on erisused võimalikud, aga ma ütlen selle kohe ette ära, et kindlasti ei ole võimalik hakata nägema ette siin määruselt erinevaid reegleid. Ehk siis siin on see suund, see ei tule siit nüüd otse ekspressis verbis välja, aga see suund on kindlasti sellele, et võimalik on anda veel täiendavaid õigusi ja kaitsemehhanisme töötajatele töö suhtes. Et siit mitte ei ole võimalik määrust kitsendada, sest määrus on selles mõttes nagu
ta on nagu baas. Ja liikmesriikide aktid saavad ka kas siis nii-öelda kehtestada erireegleid, kui sihukest erireeglite võimalus on ette nähtud spetsiaalselt, aga need erireeglid ei saa minna ka mitte nii-öelda kitsendamise suunas, vaid pigem laiendamise suunas, õiguste laiendamise suunas. Et ja noh, kollektiivlepingud ka, aga mõtleks, et ma ei julgeks seda kindlasti tõlgendada, et siin on võimalik nagu määrast kõrvale heita. Seda ma kindlasti julgeks nagu teha, et erireeglid kindlasti peaksid olema pigem nagu töötajate olukorda soodustavad. Et kui küsimus on sellest uuest eelnõust, mis eile tuli, siis ühtegi erisätet seal töötajate töölepingute kohta ei ole. Töösuhete kohta ka mitte. Küll on seal kirjandus ja kunstivabadus ja ajakirjandus ja kõik siuksed asjad, mis näiteks muudavad olukorda tänasest veel hullemaks. See ei ole tänase teema.